katsin vist need kõige põhilisemad küsimused, mis meil ees seisavad oma esimeses kõnes ära ja neid valikukohti, arutelukohti ideoloogilisest määratlemisest, kohalike omavalitsuste valimise filosoofiast, erakonna liikmelisusest filosoofiast. Me peame nendega kindlasti edasi minema. Ma olen aru saanud siin ühest asjast ja see on see, et me ei tohi teha rutakaid otsuseid, me peame need otsused väga põhjalikult läbi rääkima. Võib-olla kaks asja, millele ma kokkuvõtteks tahaksin siiski osutada, see puudutab esiteks seda raha küsimust. Et ma ennist ütlesin ka, et see üleliigne rahastamine on saatanast. Ja ka see küsimus, mida me selle poole rahaga peale hakkame, on keerulisem, kui see esialgu paistab. See ei käi niimoodi, et üks mees tõuseb püsti, teeb ettepaneku ja meie kõik otsustame 30% hea tegevuseks jagada. See ei ole Vabaerakonna põhikirjaline eesmärk, kindlasti mitte. Ja ma lihtsalt hirmuga kujutan ette seda olukorda, kus mõnes valimiskampaanias tuleb ka meil ettevõtjatelt annetusi küsida ja siis nemad küsivad meie käest, et tulge naine ette või et riik andis teile raha, te jagasite selle lihtsalt laiali. Aga kindlasti tuleb välja tulla sellest tsüklist, kus erakonnad teevad valimiskampaaniaid võlgu selle raha lootuses, mis nii või teisiti sisse tuleb. Me oleme sammu juba sellest välja astunud, nii et võtame seda probleemi rahulikult. Ja küll me jõuame ka siis edasi. Ja teine asi, mis mulle puutus kõrva, kui siin selle esinduskogu bloki puhul ma sõna ei võtnud, aga kõlas päris tugevalt selline regionaalne aspekt. Ja ma pean tunnistama, et seda tõsi on. Koosolekud toimusid Tallinnas, eriti valimiste perioodil ei olnud eriti mõeldav, et me Tallinnast välja jõuame. Mõned suuremad kogunemised ja kandidaadid käisid Paides ja nii edasi. Aga suvi tuleb. Ain Ostra on siin telgituuri ette valmistanud, üle Eesti peaksid käima siin ja seal. Ma arvan, see on ka sobiv koht, kus uus valitud juhatus. Kui me võib-olla saame täna õhtul juba natukene kokku leppima hakata, millal me kokku tuleme esimest korda võib-olla Tallinnas, aga need ülejäänud suvised korrad võiksid olla küll väljaspool Tallinna. Et seda sammu peaks astuma. Ma iseenesest ei arva seda, et see esinduskogu regionaalne mudel, kui me suudame tõesti tugevalt katta kõik Eesti piirkonnad vale oleks, et Tallinnal on 8 linnaosa ja siis maakonnad ja Tartu linn liituvad sellele, et see on kuidagi niisugune väga selge mudel, et kui tekib vajadus seda muutma hakata ja koefitsiente rakendada, siis teeme seda kunagi hiljem, aga ma ütleks küll, et pigem palju hiljem kui kohe, sellepärast, et katsume selle asja nagu pakutud mudeliga kõigepealt tööle saada ja siis vaatame, kuidas ta toimub. Et need on need asjad, aga meil on üks võlg ja see on see, mis ma Anselmile päris alguses lubasin, et Vabaerakonna avalduse projekt on siiski ette valmistatud suure aitäh Ülo Matteusele, kes selle koostas. Ja see tekst jookseb siin seina peal, ma pean vabandama ka juhatuse liikmete ees, et kui ma eile oma redaktsioonist eelmise juhatuse liikmete ees selle välja saatsin, siis mul oli esimene ettekujutus, et see läheb juhatuse listi, aga ta oleks ühte natukene väiksemast listi, et seda ma avastasin üsna hästi. Aga siin see tekst on. Minu meelest oli ta Ülol koostatud sellise hea tervikuna ja tema lähtekohta Sats Keriksid ettepoole, mul endal ei ole seda teisite praegu silme ees. Et ta on niisuguses üldises teoreetilises võtmes, et kus Eesti on, kuidas minna edasi, kuidas toimib praegune koalitsioonilepe. Jüri Adams andis viimasel juhatuse koosolekul need pidepunktid ja Ülo pani kenasti kirja. Ma arvan, et see on midagi, mida me võiksime üldkoosoleku poolt laiali saata. Nüüd see ei jammatav uudis, mis täna tuli sotsiaaldemokraatide koosolekult, et neid on valitud uus esimees, kes on lubanud koalitsioonilepet revideerima hakata. Ma ei tea, mul mõnikord tekib niisuguste kiirete uudistega, et võib-olla see esimese lause praeguseks on saanud selgeks, et otsustavat muutus poliitilises mõtlemises, mis võiks viia riigi uue arenguhüppeni ettenähtavast tulevikus ei tule.
tekkis selline mõte, et võib-olla seal ütleks natukene teistmoodi, et ette näha ei ole, aga et ette nähtavas tulevikus ei tule. Ma ei tea, aga ma kardan, et kui me läheme sellise kollektiivse redigeerimise peale, siis me jookseme siin umbe, et ma küsiksin pigem auditooriumilt, et kas seda esimest lauset on põhjust muuta, muud ma kindlasti ei muudaks. Jätame niimoodi. Ja kõik need mõtted, mis ka Antsu poolt siin listi tulid, ma arvan, et siin on ainest nii fraktsioonile kui uuele juhatusele seisukohtade võtmiseks nii konkreetsetes maksuküsimustes kui mitmetes muudes küsimustes, kas või selles samas aktuaalses põgenike küsimuses, aga see ei ole kõik võib-olla see asi või see üldistuse tase, kuidas meie üldkoosolek peaks rahvast ja ühiskonda kõvendama. Jah. Ei sellises poliitilises mõtlemises, mis võiks viia riigi uue arenguhüppeni, järelikult see puudutab ikkagi neid, kes on valitsuskoalitsioonis. Otsustavad muutust poliitilises mõtlemises, me kõik kujutame ette oma mõtlemist muutuvana, aga sellist, mis viiks arenguhüppeni, minu meelest see on enam-vähem siiski öeldud. Et kui kellelgi on konkreetne küsimus, saab käega märku anda, et me läbisegi ei räägi, ma tulen mikrofoniga juurde. Et lisada sinna ette Eesti poliitilises mõttelises. Seda võib teha. Selle redaktsiooni lõpus ette nähtavas tulevikus ei tule, selle asjad nähtavasti ei tule. Äkki vahetaks ette nähtavas siis sõnaga lähemas või lähitulevikus? Jah, võib. Ma ei tea, kas Silo jälgib, et kui sa saad need kohe sisse viia, sellise väikse muudatusi võib lisada. Teksti struktuuri kindlasti ei purusta. Anname võib-olla esimesele pressisindajale õiguse teha sellele asi. Jah, kui üldkoosolek selle heaks kiidab. Kas me kiidame selle heaks? Aitäh! Tänud kuulamast. Sellega on meie ametlik osa läbi. Jätkub viimane osa ava vestlus suuglistete ja jookidega. Tänan teid kõiki, kes siia kohale tulite. Eesti Vabaerakond jätkab. Just, ja mina tahan samuti ja mul on hea meel, et meil oli täna siin tore ja lõpus ja meil on nii palju, kes kõik üsna ühtemoodi mõtlevad, vähemalt kõik ühes suunas, mõned erineva nurgad. Ja nüüd saabki see mikrofon on just nimelt vaba mikrofon, et kõik, kes soovivad sõna võtta, rääkida oma mõtted edasi, võivad tulla siia jooksvalt ja lihtsalt rääkida rahvaga. Aga meie omalt ütleme aitäh ja lõpetame oma mikrofoni. Kõik head. Lubage mul tegevjuhi poolt tänada Ats Millenit suurepäraselt läbi viidud ürituse pärast, Liin ja Atsi mõlemad suurepäraselt läbi viidud modereerimise eest. Minu arust väga õnnestunud valik, see kohavalik, et meil just siin toimus üritus, see justkui haakub meie vaba vaimuga. Tõesti, fantastiline päev oli, kõigile suur aitäh!
tähelepanu ja värskelt valitud härrased ja daamised, fotograafid ootavad meid väljas, on vaja kiiresti pildid ära teha. Palun koguneme kohe välja esimesele fotosessioonile.